sekundid siin või mõned 10 sekundid täistunnist puudu. Christopher Piht, kellest siis juttu juba tuli, tema täna Paide linnameeskonna tipuründaja alustab ja temaga palli mängu paneb siin Kadriorusse. Aga käime siis rahulikumalt veel kooslused üle. Nagu juba sai öeldud, Levadial täna siis koguni 6 muudatust võrreldes laupäevase Premium-liiga kohtumisega. Ja nendeks muudatusteks, kui juba ja ei hakka siin midagi rääkima, vaid esimene minut, napilt 17 sekundit sai mängitud, kui Paide veab oma väravast palli välja. See oli Martin Kase, kes siin nii ebaõnnestunult tagasi söötis ja näeme, et Magnus Kalafeldil ei jäänud siin midagi parata selles olukorras ja tõesti Zahhovaiko jaoks ja kogu Paide meeskonna jaoks ikkagi päris õudusunenägu see esimene minut juba oli, et kui niigi mänguliselt pigem ollakse tõenäoliselt vastuvõttev pool, siis sellist algust ilmselt keegi ei oodanud. Loodetavasti nüüd külalised veidi ennast koguvad ja ei näeme siin liiga ühepoolset mängu, mis võib-olla sellisele neutraalsele jalgpallisõbrale, kes väravaid armastab, võib meeltmööda olla, aga siiski mängu enda huvides oleks hea, kui ikkagi Paide jalad alla saaks ja ei laseks siin kohe Levadia meestel initsiatiivi haarata, aga jah, vaatame nüüd selle karistusega ära ja siis lähme kooslused juurde, sest et muidu võib juhtuda, et siin muu jutu käigus magame nii mõndagi veel maha, kui seal on praegu Kršnarits palli taga, viib selle kasti, kust pääseb löögile ja ongi 2-0 ja teisel minutil Kando lööb 2-0. Sõnatuks võtab see olukord siin, mis Kadriorus hetkel toimumas on. Kui me sellise tempoga jätkame, siis skoor võib minna väga inetuks, aga igal juhul teine minut või isegi 1,5 minutit, siin peab isegi sekunditest aega lugema, sest et minuti arvestus ei ole niivõrd täpne, aga Magnus Karofeld juba 2 palli oma selja tagant on pidanud täna välja korjama, nii et Kandole läheb see värav kirja ja